Mulle on antud väga hea teema rääkida. Päästekindlus, kas ja kuidas ma saan oma lunastuses kindel olla. See on üks selles mõttes väga hea ja oluline teema, et nendes asjades on asju, milles peab kindel olema, mitte niimoodi, et natukene on või ei ole. Alfa kursust teeme siin koguduses juba 20 aastat, kevadeti, sügiseti, ja siis me ikka küsime seal ka tagasisidet, et mismoodi siis, see on mingitele jumbudele, küsime seal ka, et mida te arvasite usust enne, kui te tulite Alfa kursusele. Ja on väga huvitav, et mõni inimene, mida siis vastatakse, on sageli vähe selliseid sirgeid vastuseid. No ootame ära, ma ei räägi enne juttu, kuni sa siin vehid. Et on huvitav, et inimestel võib olla väga erinev selline enesekindlus või kas see on siis tõene või vale, et küsida, et mis on sinu side usuga või kristlusega. Ja siis sealt võib tulla selliseid väga kuidagi ümberkaudseid vastuseid, et ma olen ristitud ja mõnikord aastas käin kirikus ka. Või siis, et minu vanaema oli usklik ja ma olen ka mõnikord palvetanud. Et mis siis on see alus, millest keegi kinni haarab. Või et ma olen mitmel korral kogenud, et Jumal aitab. Või mõni ütleb, et ma palvetan igal õhtul. Ja siis Alfa kursuse jooksul me püüame anda ju neid sellist teadmist, et millele usk võiks tugineda kristlikus mõttes, millele selline elav usk Jumalasse võiks tegelikult tugineda. Ja hea, kui mõni jõuab sinnamaali välja, et ta saab, enne ta ei olnud kristlane, nüüd ta siis saab aru, mida tähendab Jumala poolt Kristuse lunastus ja võtab selle vastu. Aga minu arust on väga hea areng ka see, kui inimene tuleb, ütleb, et paar korda on inimene tagasiside saanud, et kui ma tulin, siis ma arvasin, et ma olen kristlane. Nüüd ma tean, et ma ei ole. Et see on juba suur samm edasi, et mitte, et me oleks inimese usu maha lammutanud või me oleme andnud mingi kriteeriumid, mille põhjal siis inimene võiks arvata, kas ta on usklik või ei ole. Ja see seondub nüüd otseselt päästekindlusega, et mille põhjal siis me saame oletada või mitte oletada, arvata, teada, et me oleme kristlased või mitte. Üks sort sellist kahtlust ilmneb ka selles, et kui kohtan kedagi sellist minu jaoks võõrast inimest, tundub, et on nagu kristlane, aga ma päris täpselt ei tea ka. Ja küsin siis, et kas sa oled päästetud või kas sul on igavene elu või kas sa oled lunastatud, neid sünonüüme ja võimalikke küsimusi on palju ja siis tuleb sealt vastus umbes, et ma loodan, et ma olen. Et kas sa siis oled või ei ole? No ma arvan, et ma olen, aga kas jah või ei? No ma püüan selle poole. Või kuidagi selline ümberkaudu. Sander, oled kihlatud või ei ole? Olen. Vot niiviisi peaks selle suhtega Jumalaga kristlaseks olemisega ka olema. Kujutage ette, kui Sander oleks öelnud, et ma loodan, et olen. Ma enne Maris, mis ta siis mõelnud oleks sellest asjast. Et Jumalaga ka see asi peaks olema ikkagi kindel, et kas ma siis olen päästetud või ei ole. Kas ma olen Jumala laps või ei ole. Ja see ei ole mitte selle mõttes kuidagi, ei peaks olema mingi vale enesekindlus, et olgu, ma siis olen. Vaid et sellel on ka mingisugused alused, millele see toetub ja need alused tulevad Jumala sõnast ja Jumala antud plaanist, mitte meie enda enesekindlusest. Uus testament, Jumala sõna ütleb selgelt, et meil on võimalik olla kindlad selles, et me oleme kristlased, et meil on igavene elu. 1. Johannese 5:13. Apostel Johannes ütleb seda oma kirja lõpus, et seda kõike ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Et te teaksite, et teil oleks kindlus sellest. Ma olen kirjutanud kõiki neid asju, et te teaksite, teil on. Nende asjade põhjal võime jõuda, võite teie teada või on mingisugused alused. See ei ole ainult selline seismise tunde küsimus, et täna hommikul mul on hea tunne, Jumal vist armastab mind. Jumal siis olen, mul on igavene elu. Aga õhtul läheb asi üle.
Lõpuni ta ei ole ka ainult mõistuse küsimus. Eelmine kord Sander rääkis Jumala ligiolust või Jumala lähedusest, et millal ma tean, et ma olen Jumala lähedal olus. Jah, mõistusel, mõtlemisel, teadmistel on seal oma oluline roll, aga sellest ei piisa. Tunnetel, kogemusel on ka oma roll, aga need on veel ebakindlamad tõendid, aga nendel on oma roll. Mina ütleks, et seal on usk on nagu see veel, mis on teadmistest eraldi, kogemustest eraldi, aga usk on see, mis annab selle kindla veendumuse. Nii et piiblis me kohtame seda palju ja palju, et Jumal tahab, et me oleksime kindlad selles. Me kuidagi ei kõiguks, ei oleks lihtsalt, et ehk ja ma loodan, vaid et see oleks kindel. No veel paar kirja kohta. Heebrea kirja 10. peatükis. Mingem Jumala ette siira südamega usu külluses. Te kuidagi arglikult, et Jumal, vaid et usu külluses minna, jõuda selleni välja. Või evangeelium ei ole tulnud teie juurde palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ja täieliku veendumusega. Et üks Jumala laps peaks olema kindel selles, et ta on päästetud ja ilma selleta ei ole seal sellist väge ja indu ja julgust. Ma hiljem kommenteerin seda lähemalt, võib-olla ka sellist võltskindlust või valekindlust. Et mida selline rahvalik arvamus, mida ma julgen öelda, et suur osa Eesti inimestest arvab, et lõpuks läheb kõigil hästi. Et küll ikka inglite juurde või kuskil ikka saab. Et lõpuks läheb kõigil hästi. Ja piibli järgi on sõnum, et lõpuks ei lähe kõigil hästi, vaid on vaja teatud kriteeriumid, et mille järgi siis läheb hästi igavikulises mõttes. Kokkuvõtlikult on see küsimus siis selles, see kindluse küsimus, et kui täna enne noorteka lõppu peaks Kristus tagasi tulema ja sind ära kutsuma siit maa pealt, kas sa oled valmis, tead sa, et sa lähed üles taevasse või lähed sa hukatusse? Ja mille põhjal sa tead? Ma esimese osana siin või alguses tahaks välja tuua selle, et Jumala silmis on selline selge joon olemas, et kes siis on Jumala omad ja kes ei ole, kes on Jumala lapsed või ei ole. Meie inimestena, meil võib sellist halli ala ka olla, et mõne kohta täpselt ei tea ja pole rääkinud ja päris täpselt aru ei saa, aga Jumala seisukohalt on selge vahe olemas. Ühed on, kes on koos Jumalaga, teised on, kes on lahus Jumalast. Ja selliseid vastandavaid sõnapaare me Uuest Testamendist leiame päris mitu, et kes siis on need, kes on koos Kristusega ja Kristuse lunastuse vastu võtnud ja kes on siis lahus Kristusest. Näiteks võõrad. Piibel ütleb, et on need, kes on ilma Kristuseta, need on Jumalale võõrad ja selle vastand siis need on Jumala omad. Või ka sõbrad, ütleb Jeesus teatud inimeste kohta. Sa oled kas Jumalale võõras või Jumalale oma või sõber. On võimalik olla Jumala vaenlane. Ja on võimalik olla Jumala sõber. Need, kes on ilma Kristuseta, need on Jumala vaenlased, need, kes on koos Kristusega, need on Jumala sõbrad. On need, kes on pimeduses ja need, kes on valguses. On need, kes on Jumala rahvas, liiga pikk fraas, ei kirjuta, ja need, kelle kohta Piibel ütleb, te polnud rahvas. Te pole üldse rahvas. On need, kes on hukka mõistetud ja on need, kelle peale on halastatud. Ja paneme ühe vastandi veel, väga kapitaalne. On need, kes on surnud ja on need, kes on elavad.
ja selle all piibel mõtleb mitte siis seda füüsilist surma, vaid et inimesed, kes elavad, paljud nendest, kes elavad, piibel ütleb, et Jumala silmis nad on surnud, sellepärast neil pole suhet Jumalaga. Ja Kristuse kaudu see elu saab tulla ja selleks vahejooneks ongi siis Kristus. Usk Kristusesse, Kristuses olemine, Kristuse usaldamine on ilma Kristuseta, on koos Kristusega, on ilma Jumalata, on koos Jumalaga. Ja see on tegelikult selline mustvalge pilt lõpuks Jumala ees. Ja uuesti sünnis, kui inimene võtab Kristuse vastu, siis muutub totaalselt inimese staatus Jumala ees. Tema õiguslik seisund, tema identiteet, tema olukord ja see ongi siis pöördumine. Õige suuna võtmine kogu elule, südame hoiak, mitte lihtsalt, et teed mingi rituaali ära ja siis on tehtud, vaid et see, ta muudab kogu identiteeti, et see inimene kogu oma sellise tahtega ja oma olemusega tahab pöörduda ja Jumal kinnitab seda oma vaimuga. Nii et ei ole olemas sellist halli ala Jumala ees. Meie inimestena alati ei oska, meie käes pole see kohtumõistmine, aga mõnikord ma olen kuulnud, viimasel ajal küll mitte, aga mingisuguses eelmises põlvkonnas oli sellised terminid ka, et keegi on pool päästetud või vähe päästetud. Et ei ole, kas on päästetud või ei ole, kas siis on kindel või ei ole see asi. Aga nüüd, mille põhjal siis see asi kehtib, et me teame, kas me oleme Jumala lapsed? Veel kord täna kordan selle kirjakoha üle, sest ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Ma tahan, et te igaüks, kes te olete Kristuse vastu võtnud, teaksite, julgeksite seda ka endale ja teistele tunnistada, teadvustada, et te olete Jumala lapsed. Ja kui te ei ole seda, siis on ka hea teadmine, et ei ole ja on kuhugi poole püüelda. Teeksin sellise kolmnurga siia. Nagu 3 alust, mis annavad päästekindlusele sellised tugipunktid, et see ei ole lihtsalt selline kuidagi õhku ehitatud. Üks, 2 ja 3 on Jumala tõotused, mingid Jumala reeglid, Jumala tõotused, Jumala seadused, on Kristuse surm ja ülestõusmine kokku, Kristuse lunastus. Kristuse surm ja ülestõusmine ja on püha vaimu kinnitus. Kolm asja, millele meie päästekindlus toetub. On Jumala tõotused, Jumal on midagi plaaninud, Jumal on midagi tõotanud, on Jumala seadused, kuidas asjad käivad. Siis Jumal on midagi konkreetset teinud ajaloos meie patu pärast. Ta on lasknud Kristusel surra. Me toetume sellele ajaloolisele sündmusele, see ei ole lihtsalt, kui see oleks legend, kui see oleks müüt, siis see ei kehtiks, vaid tegelikult on üks hetk ajaloos, kus Kristus on surnud kõigi inimeste pattude eest, on päästnud meid patu käest. Kui me vastu võtame selle, kui me usaldame seda, siis meie saame ka päästekindluse, saame igavese elu. Ja on püha vaimu kinnitus, see seesmine veendumus, mis ei ole lihtsalt meie mõistusest, meie tunnetest, vaid püha vaim kinnitab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed, et on meie seesmine veendumus, see võib olla seotud mingite kogemuste ja mingite tunnustähtedega ka, ei pruugi tingimata olla, aga on sellised 3 asja, millele me toetume. Päästekindlus, see lihtsalt ei hõlju kuskil õhus, et sinul on mingisugune tunne ja sinul ei ole mingit tunnet ja siis
vaid et meil on mingisugune alus sellele. Jumal on midagi tõotanud, Kristus on surnud, ohvri toonud meie pattude eest ja kui me võtame selle vastu, kui me toetume sellele ja Püha Vaim annab meie sisse sellise veendumuse või kindluse või usu, et jah, nüüd nii on. Ja kui sa küsid, et kust kohast see tuleb, et see nii on, Jumal on andnud selle teadmise, et see ei ole lihtsalt väljaspoolt. Aastaid tagasi oli üks inimene, kes tahtis päästetud saada. Ja oli nõus põhimõtteliselt nende usuliste asjadega, tahtis päästetud saada ja siis ta ühe jutlustajaga palvetas. Seda jutlustajat ma tundsin ja läks ja palvetas ja siis see jutlustaja kinnitas talle, et sa oled nüüd palvetanud, ta luges need sõnad ära ja nad kuhugi nagu jõudsid välja. Hiljem mina küsin selle inimese käest, et kas sa siis oled nüüd päästetud? Aga see jutlustaja ju ütles, et ma olen. Aga mis sa siis nagu, kas sa ise ka nagu midagi ütled selle kohta, et ei kas ta siis valetas või? Et seda seesmist kinnitust ei olnud või seda nagu vastust Jumala käest ja mina ei teagi, mille taha siis, mis kännu taha see lõpuks talle jäi, eks. See asi nagu kuidagi jäigi mingi kännu taha, alati ei oska seda seletada. Aga ei ole ainult see, mis on meist väljas, vaid ka meie seesmine Püha Vaim annab meile sisse kinnituse. Nii, et on selline väline asi, välised asjad, millele asi toetub või objektiivsed asjad ja siis selle lisandub see meie pöördumine, see meie tahe, meie usk. Ma tahan Jeesust järgida, ma võtan selle vastu, ma parandan meelt ja usun seda. Kõigile, kes Kristuse vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Võib-olla selles kindel. Aga nüüd ma annaksin teile ühe iseseisva ülesande. Mul on mõned piiblikirjakohad välja trükitud, et hõlbustada teie piibli otsimist. Sellised teemasse puutuvad piiblikirjakohad. Need on 10 lehte, võtke 2 kaupa või maksimaalselt 3 kaupa kokku ja nüüd ma räägin teile, võtke kokku ja siis siin ei ole midagi, tuleb järjestada kirjakohad, siin ei ole vaja suurt piibli teadmist, tuleb need piiblikohad lihtsalt järjestada, aga ma ütlen, mis on see alus. Et kui nüüd olukord on selline, sa kohtad inimest, kes ei ole kindel oma usus. Siin tekkis siis 2 gruppi, siin tekkis 3 gruppi ja mõned lahkusid sootuks ära. Tulge aga sisse tagasi, ega see nii hull ei ole. Et teie ülesanne, üldine situatsioon on sama, inimene pole kindel oma usus, pole kindel oma päästes. Teie puhul on tegemist inimesega, kes pole kunagi kindel olnud, ta pole jõudnudki päris selle kindluseni välja, ta ei ole kindel, kas ta üldse on kunagi päästetud saanud, ta on nii-öelda enda arvates kusagil siin nende 2 vahepeal, et ta ei tea, kas ta on päris päästetud saanud. Ja teie pool on see, et see on inimene, kes ta on päästetud, see on teada, on tunnistanud, aga miskipärast kahtlema hakanud. Seda on vaja julgustada selles. Mitte, et oleks pattu teinud või rikkunud kuidagi Jumala seadusega, lihtsalt selline tunne või on kaduma läinud või kahtlus tekkinud. Ja mul on siin pandud 12 kirjakohta. Ma avastasin, et 1 kirjakoht on 2 korda saanud, andke andeks, seda ei pea 2 korda olema. Püüdke leida nendest 5 või 6 kirjakohta, et mis järjekorras te sellisele inimesele esitaksite, et tema usku kinnitada. Teile ka siia pulti. Te olete siin 1 või 2 gruppi? 2 gruppi, jah. Nii. Ja teile ka. Et millised on piibli kirjakohad? Et kes ei ole kindel usus. Kas ülesanne on selge? 5-6 kirjakohta mingis järjekorras. Kuidas te talle neid annaksite? Kes tahab pliiatsid? Siin on pliiats ka. Pange mingid numbrid ette nendele, et 5-6 kirjakohta, mis teie arvates toetaksid. Nii, et
Teil pole rohkem aega ette valmistada, vaid teie ellu satub inimene nüüd, kes vajab teie kinnitust Jumala sõna põhjal. Alustame siis sellisest poolest, et inimene ei olegi veel kunagi kindlaks saanud oma usku. Ja tal oleks vaja sellist juhatust või kinnitust. Kindlasti ei ole olemas sellist ainult ühte ainsat järjestust ja kirjakohtade komplekti, aga kuhu teie jõudsite seal tagapingis? Hoidke minu hinge, aidake mind usus edasi, kuidas ma siis nagu jõuaksin päästekindluseni. Nii, meie ütleks esimesena, et kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Kõlab hästi. Seepeale ütleks meie, et patu palk on surm, et see ei ole just kõige parem asi, et sa oled pattu teinud. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Seepeale ütleks meie kirjelduseks sellele, et tema kandis ise meie pattud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Võib-olla lähed edasi. Ja siis selle peale me edasi ütleksimegi, et ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ja siis ongi nagu see hetk põhimõtteliselt, kus saaks seda sõna nagu vastu võtta ja see ongi, et ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma pattuseid ja igaüks, kes siis temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Halleluuja! Kas nii lihtsalt see käibki? Ei. On teil midagi kommenteerida, te ei pea kogu oma sellist järjestust ette lugema uuesti, aga selline, et te mõtlesite ka samale teemale, et on teil mingi kommentaar sinna juurde või täiendus? Seda me nagu ise ei arutanud, aga minu üldine nagu seisukoht on, et kui keegi sellistes küsimustes on, siis enne nagu väga põhjalikult kuulata. Et ilmselt see, kui nagu mingi nimekiri ette lugeda, siis see pigem võib kahju teha kui kasu. Aga meie alustasime sellest samast, et kõik on pattu teinud ilma jäänud Jumala kirkusest ja siis me veel, no siis järgmisena me võtsime selle, et ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma pattuseid, siis edasi võtsime Efesose, et see ei ole mitte, et kui tahame päästetud saada, siis see mitte ei ole meie tegudest, vaid on usust, siis me lisasime ise veel juurde Rooma 10:9, mis on kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Et siis on see nagu, mis see nagu konkreetne see samm nii-öelda on. Ja siis viimaseks veel, et see, et sellega kaasneb ka igavene elu. Aitäh! Selles kolmnurgas see ongi nüüd see Jumala sõna või tõotuste pool, et me toetume, see on autoriteet, me lihtsalt ei mõtle seda ise välja, vaid see päästekindlus toetub millelegi, mida Jumal on tõotanud ja siis mida ta on teinud. Nii, aga nüüd, kui on usklik inimene, kes on nagu kuidagi kahtlema hakanud, et ei tea, kas ikka. Mida te ütleksite siis sellisele inimesele Jumala sõna põhjal kinnituseks? Nii, hakkame. Kellel on kõige parem lahendus? Teil on kõige parem lahendus. No nii. Alustame loomulikult sellest, et võtame esimeseks igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise Efesosest. Ja teiseks läheb tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Ning kolmas kõige olulisem, kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ja sellele järgneb Johannese 1:12, kõigile, kes tema nime vastu võttis, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Et siin on sattunud teil kordus, aga kuna on sama head, ma panin nad niimoodi.
kas veel? Ma arvan, et need on juba päris head. Piisavalt veenvad, ma arvan ka. No, selge on see, nagu Arno ütles, et konkreetses olukorras ei piisa ainult 4 salmi ettelugemisest, vaid seal tuleb vestelda ja kuidagi jõuda edasi. Aga igalühel on ilmselt siin oma nägemus. Kuidas on selline naiselik nägemus, lähenemine asjale? Meie järjekord on niimoodi, et ma loen siis kirjakohad lihtsalt ette, et meie panime esimeseks Johannese 1.12, teiseks Tiituse 3.5, kolmandaks Efesose 2.8.9, siis Apostlite 10.43, jah, ütleme lühend. Ütleme, mis see lühend on? Teise Korintuse 5.17 ja siis Johannese 5.24. Mul ei olnud leht ees, nii et ma ei suutnud jälgida, aga ma usun, et see olid head kirjakohad. Nüüd ma ei küsi kogu asja, aga on teil tahtmist kuidagi kommenteerida või täiendada, et meil on vähe, ei ole nii must-valge lähenemine, võib-olla me ei pannud, eriti kui inimene on võib-olla selline kaotamas natuke usku ja ei ole neid tundeid, siis raske on võtta neid kirjakohti, kus on juttu siis, näiteks nagu Johannes 5.24, tõesti ma ütlen neile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud edasi, et siis see usk võib tihti selle inimese jaoks võrduda see tunne, ehk siis tal on raske seda kirjakohta võtta nagu selle baasväärtusena. Ehk siis me nagu fokusseerisime rohkem sellistele tõotustele, et alustame siis, et kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, et nagu kinnitada teda läbi sõna, siis ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Jeesus Kristus on tulnud maailma päästa patuseid. Ehk siis, et näidata, et see sõna on usaldusväärne, piiblist endast nagu tsiteerida seda. Ja ma ei hakka siin pikka nimekirja edasi lugema, aga põhimõtteliselt ongi see, et selle inimesega vestelda ja aru saada, et ta ei ole nagu nii, et tema jaoks võib-olla see usk ja see patu nagu kukkamist, ta võib neid juba tunda nii natuke juba isegi liialt teadma mõttes, et ta tunneb, et ta ei olegi enam õige kristlane, et ongi hullud patune, et siis neid asjad nagu võib-olla ei ole tolles hetkes nagu nii tervislik talle pähe hakata määrima kirjakohtadena. Nii et jah. Nii, kas helipuldi meeskond tahab ka midagi lisada? Helipuldi meeskond on nõus kõigiga. Jah, ma arvan, et see, mida sa ütlesid, et kes on juba usus kuidagi miskimast kahtlema hakanud, see on see, mida siis kellelegi on seda rõhutada tarvis, et kust otsast see inimese päästekindlus nagu loksuma hakkab, võib-olla erinevast kohast. Et kui inimene mõtleb, et just tuua välja seda, et see sõltub nagu Kristuse teost see meie pääste, mida Kristus on teinud, mitte see, et mina ei ole nüüd piisavalt tubli kristlane olnud või ei ole piisavalt palju teinud seda, teist või kolmandat või olen ka eksinud millegi vastu, et see ei sõltugi meie isegi siis, kui me oleme kaua aega usus olnud, meie päästekindlus ei sõltu ka siis meie tegudest, vaid ikka armust. Seal võib tulla see asi, et ma olen juba nii kaua kristlane olnud, juba 6 kuud kristlane olnud või 16 aastat kristlane olnud, et ma peaksin nüüd juba palju parem olema. Ja et aga ma ikka kuskile kukun või komistan ja nii ongi. Aga et ka siis minu pääste ei tule mitte minu tegudest, vaid tuleb ikkagi armust ja toetuda selle Kristuse teole. Ja see võib aidata. Mõnikord lihtsalt inimese päästekindlus läheb loksuma sealt nende tõotuste juures, ta lihtsalt ei mäleta või ta ei teagi, et mis on need Jumala tõotused. Seal võib olla mingisugune vale arusaam, et millest siis minu see pääste sõltub. Ja siis on vaja neid tõotusi. Ja teinekord võib see pühavaimu kinnitus ka olla, me tegelikult vajame sellist mingisugust. Ühtepidi see on selline kogemuslik pool ja teistpidi on see ka see vilja pool. Teinekord, et kui inimene on mõnda aega usus olnud ja inimene ise võib-olla on enese suhtes kriitiline, et mul on seda, teist või kolmandat puudu, aga kõrvaltvaataja võib siis öelda, et aga vaata neid vilju, mis tegelikult sinu elus juba on. Ja kui me kõrvalt vaatame, me teinekord võime näha neid vilju palju selgemalt.
kui inimene ise seal on. See on ju lapse kasvamisega, et kodus kasvab laps ja tundub, et ikka ühesugune, tead, mitu kuud, mitu aastat ühesugune, keegi, kes vanaema näeb üle poole aastat, kuidas ta on kasvanud, mida ta kõike oskab teha niimoodi ja ise ei märkagi seda. Samamoodi ka vaimulikus elus, et see pühavaimu kinnitus, pühavaimu vilja näol kõrvaltvaatajale võib olla selline nähtav ja selle kaudu saad julgustada, et ei ole midagi, et mingit vilja sinu elus ei ole, et vaata seda, teist või kolmandat. Saame teda kinnitada päästekindluses. Ma ütlesin, et sellisest valest enesekindlusest ma ka paar sõna ütlen, et on mingid asjad, mille põhjal siis seda usukindlust, päästekindlust siiski saab läbi katsuda, et ühtepidi, et kas ta on üldse piiblipõhine, selline sisupool, aga teistpidi ka sellised, Johannes räägib 1. Johannese kirjas sellistest nähtavatest tunnustest, et kas keegi on Jumala laps ja omab päästvat usku. Sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb, ma tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks, sellest me tunneme ära, et oleme temas. Et on mingisugused selline tahe, alati see ka isegi ei õnnestu, aga on see mingi hea ja kurja tundmine ja tahe Jumala ja armastada Jumalat ja püüelda sinna õiges suunas. Või veel Johannese kirjast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes on kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Et sellest viljast siiski ka ja et ühtepidi nagu läbi katsuda, kas see ei ole vale enesekindlus, valekindlus ja teistpidi, kui me näeme inimeses seda vilja, siis tunnustada seda, tuua esile, et vaata, seda tegelikult on. Nii et kui sa näed, et Jumal sinu elus tegutseb või keegi juhib sellele tähelepanu, siis 1. Johannese kiri ütleb, sellest me tunneme, et me oleme pärit tõest ja võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Nii et päästekindlus ei ole mingi selline detailides nuuskimine, vaid see on need põhiasjad. Kas ma usun, et Jeesus Kristus on minu pattudest surnud? Kas ma toetun Kristuse teole ja mitte enda teole ja kui ma seda saan öelda, isegi kui see usk on nii väike, siis on Jumala tegu, et me võime öelda, et me oleme kindlad, meil on päästekindlus olemas. Ma olen ka selle üle mõelnud, et teinekord tekib see küsimus, et aga kui ma nüüd olen just mingit pattu teinud, ma tean, et ma olen pattu teinud ja kohe ju palud andeks, aga kui see on 19. korda, siis nagu ei söanda minna võib-olla Jumala ette. Et jälle, kuidas ma just lähen jälle, eks piibel küll ütleb, et mitu korda tuleb andeks anda, eks 7 korda 70 korda, aga piinlik on. Et kuidas selle päästekindlusega siis on, et kas alati, patt lahutab meid Jumalast. Kas alati, kui ma teen pattu, siis on nagu põrgu ja siis, kui ma jälle andeks palun, siis on taevas, et siis niimoodi mitu korda päevast teinekord käin nagu põrgu ja taeva vahet, et hukka mõistetud, õigeks mõistetud, hukka mõistetud, õigeks mõistetud, ja siis kui et millal see Kristus siis järgi mulle tuleb, et kus pool ma siis parasjagu olen. Selles mõttes see päästekindlus on oluline, et me ei räägi mitte konkreetsetest pattudest, me räägime patust suure tähega, meie patususest, kui inimene pöördub, meelt parandab, siis ta ütleb lahti oma patususest ja Jumal päästab ta sellest. Ja see, et me neid üksikuid patte teeme, mitte et me tahame neid teha, vaid et need tulevad meie ellu, see ei lahuta meid veel Kristuse armastusest. Selle mõttes Kristuse lunastus, kui nüüd seda õigesti mõista, kehtib nii meie mineviku pattude kohta, meie oleviku pattude kohta, aga, ja ma ütlen, et seda tuleb nüüd õigesti mõista, ka meie tuleviku pattude kohta. Mitte nii, et tee, mis tahan, vaid et ta on katnud kinni ka need patud, millega ma praegu sõdin tegelikult. Ja ta aitab mind sellest välja saada. Ma kunagi viisin enda jaoks sellise loogilise ekstreemumini,
kus ma nagu jõudsin sinna välja, et tegelikult see peab niipidi olema, et on üks vaga inimene, elanud aastakümneid koos Kristusega, teinud häid tegusid, elanud pühitsetud elu, need viljad on tema elus olemas, ta on toetunud Kristuse lunastusele, tunneb Jumala sõna ja siis on vanas eas ja surivoodil ja siis seal surivoodil käib temast kadeduse ust läbi, et aga naabrinaine elab minust kauem ja siis ta sureb. Kadedus on patt, on ju. Kuhu siis see vaga hing läks? Ta suri pattu tehes, kadedus mõttes, eks. Ja meil oleks väga küüniline Jumal, kui ta nagu vaataks niiviisi, vaid see arm ongi nii suur, et see lunastus kehtib ka seal, kus meie võitleme. Ta tuleb meile appi seal, kus meie võitleme. Lõpetan 2 sellise looga. Aastaid tagasi meie oma Kolgata koguduse jumalateenistusel laulsime, pühapäevase teenistusel laulsime ühte koorilaulu Urmas Sisaski missast. Missa osad on teatud tüüpilised osad katoliku missas ja sellel oli siis kaasaegne muusika tehtud. Ja sõnad olid seal issand halasta, Kristus halasta, issand halasta, nii nagu sellised tüüpilised missa sõnad on. Ja pärast jumalateenistust tuleb üks selline usukogenud ja piiblit tundev koguduse inimene meie juurde niimoodi otse, heatahtlikult, aga siiski otse küsib, et aga miks ja kellele te seda laulu siin pühapäeva hommikul siis laulsite? Et meie peale issand on juba halastanud. Meie peale on armu antud, enamik me oleme siin usuinimesed, et võib-olla paar uskmatut inimest oli, et nende jaoks siis võib-olla oli see asjalik, aga et meie peale Kristus on juba halastanud. Ja meil pole enam tarvis küsida seda, et issand halasta ja korduvalt seda minna, vaid me võime öelda, tänu Jumalale ta on meile halastanud, kui me oleme Kristuse vastu võtnud. Ja sarnane näide paar nädalat tagasi hommiku pereraadiost eelmise sajandi keskpaigal oliks tuntud Luteri selline evangeelne kirikuõpetaja Harri Haamer. Ja tema jutlust lasti, tema poeg loeb neid ette, tema enda salvestusi pole säilinud, ta oli selline evangeelne ja evangeeliumi kuulutav Luteri õpetaja möödunud sajandi keskel. Ja see oli ülestõusmispüha jutlus ja see oli selle kirjakoha põhjal, et surm, kus on su astel, põrgu, kus su võit. 1. Korintuse lõpust. Et see on nagu terve see peatükk räägib Kristuse ülestõusmisest ja et kui Kristus on üles äratatud, siis on surm võidetud ja me võime öelda, et surm, kus on su võit, surm, kus on sinu astel, põrgu, kus su võit. Ja see jutlus oli siis selle kirjakoha põhjal ja sõnum oli selles, et koos Kristusega võime me julgelt patule, surmale ja kuradile vastu hakata. Et meil ja Kristus on selle võitnud ja koos Kristusega me oleme ka sellest üle. Või võime olla koos üle. Ja siis ta rääkis edasi, et olin ühe oma kaasvaimulikuga vestelnud ja rääkisin sellest teemast ja kuidagi seda ka rääkisin talle, et selline päästekindlus võib inimesel olla, et mõtle tänu Jumalale, et me võime isegi surmale ja põrgule öelda, et surm, kus on sinu astel, sul pole millegagi mind torgata või põrgu, kus on sinu võit, et mina on Kristusega ja põrgu mind võita ei saa, et selline, see on see päästekindlus. Ja see kaasvaimulik oli siis kuidagi sellise leebema usuga ja öelnud, et nojah, et mina küll päris nii julgelt ei ütleks. No aga mis siis sinu usutunnistus on? No minu usutunnistus on, et ole mulle Jumal patusele armuline. Ka piiblisõnad ju, Tõlner ütleb niiviisi. Ja siis Harri Haamer ütles, et siis ma sellele kaasvaimulikule ütlesin, et siis on sinu Kristus ikka veel surnud, ikka veel hauas. Ja pole seda kunagi üles tõusnud, et kui Kristus on üles tõusnud, siis ta on surma, patu ja põrgu ära võitnud. Ja et mina saan öelda tänu Jumalale, et mitte, et issand, ole mulle patusele armuline, vaid et ma tänan issand, et sa oled mulle patusele armuline olnud ja oled mulle andnud võidu või selle, teise ja kolmanda üle. Nii et see on selle päästekindluse rõõm ja mõte, et me ei oleks kuidagi ebakindlad või ägaksime või kahtlevaid, et me toetume Kristuse lunastusele ja teame, et ta on meile halastanud, ta on meid päästnud ja ta on vägev meid hoidma kuni lõpuni välja. Aamen. Jah, palvetame, kuidas iganes te tahate, püsti kummardudes või istudes.
Kristus, me alandume sinu ette ja ütleme, see, mida sina oled teinud, kõike me ei mõista, aga me paljud oleme õppinud seda tundma ja me tahame toetuda oma elus sellele, mida sina oled teinud, sellele, mida Jumal oma sõnas tõotab ja sellele, mida sina, Püha Vaim, meie elus teed. Ja ma tänan, et kui me sellele toetume, siis see vabastab meid meie enda puudulikkusest, meie enda ägamisest, meie enda pingutuse vaevast, vaid me võime hingata sinus ja öelda, patul ei ole meelevalda minu üle. Ja lõpuks surmal ei ole ka meelevalda minu üle. Ja põrgul ei ole meelevalda minu üle. Vaid sina, Kristus, oled selle kõik võitnud. Me täname, issand, et kui me niiviisi Kristuses oleme, siis me saame öelda ka seda, sa oled meile patusele armuline olnud. Ja sa oled meie peale juba halastanud. Ja sa oled vägev hoidma meie kätte usaldatud kuni lõpuni. Hoia meil seda alandlikku ja rõõmsat ja lootusrikast usku. Ja kui kellelgi on miski pärast neid mingeid kahtlusi või ebakindlust, siis kinnita täna usku. Et see ei toetuks oma tegudele ja oma teooriatele, vaid Kristuse lunastusele, Jumala sõnale. Ja kus vaja, issand, kinnita Püha Vaimu puudutusega ka täna õhtul. Anna tunda, et sina, Jumal, hoolid, sa ei ole kaugel, vaid igaüks meist läheb Jumalale korda. Ja Kristus ei ole meist mitte kaugel, vaid meie lähedal, meie haarde ulatuses ja väga paljudel ka meie sees. Tänu sulle, issand, selle kinnituse eest. Aamen.